tõesti jah, tartlased on olnud natukene keerulisemas seisus ja punktide korjamine on tulnud vaevaliselt. Päris pikalt see pinge seal kohtumises püsis, aga lõpuks tulid Flora vahetusmehed ja muutsid seisu kindlamaks. Ehk siis homme ja leidmisel aset Levadia Paide vaheline kohtumine, siit tuleb ohtlikum pealelöök Ivanovi poolt, aga tõesti teeb ta seda ka üks hetk. Alandilt nüüd väga halb pall. Kilerme konksutab siin vasaku jalaga, tuleb pealelöök, see lendab mõne meetriga üle värava, aga kuidas eksis praegu? Patrik Kejevs, Pedmanson tal taas kord Hagiana vastas. Siit tuleb sööt ka ja Ivanov pääseb peaga löögile ning see on juba parem. Hetkel seda koosseisu arvestades ja Kalju hoogu arvesse võttes vastu pidada, aga hetkel on seda kenasti suudetud. Nüüd on Patrik Kejevsil võimalus ja kohe selle jutu peale lööb Ivans Patrik Kejevs esimese värava ära ja saame ka vastuse. 41 minutit pidas Tammeka vastu, aga Kalju saab riietusruumi värava ja juhtavamuse kätte ning Nõmmekad 1, tartlased 0 on skoor. Videoruum muidugi asub seda tabamust üle vaatama, aga esimese hooga ei paista alla. Ohtlikult on see seal korra lahti, Kristjan Kask võtab jätkugu palli enda kanda, mängib sealt söödu sihile, korralikult luurab Kalju sihil, pealelöök, Aland nopib selle värava alt nurgast ära. Kõik oleks määrustepärane ja et Kalju saaks palli mängu panna. Ivanovi poole pealt see pall tuleb ja lendab otse latti. Väga hea üritus Kalju poolkaitset, aga olukord ei ole läbi. Klaarimine ettepoole. Patrik Kejevs noormängijat ette võtmas, Kilerme taaskord palliga ja 4 mängijat on tal ümber ja neid tuleb aina juurde, aga ei tule võlutusid pealelööki lõplikult välja. Sihilt kuul tuleb ja natukene Kilerme. Pedmanson teda hirmsa hooga taga ajab. Kilerme jõuab karistusalasse, võtab mitu mängijat ette, vasaku jalaga tuleb pealelöök ja see lendab väga napilt tagumisest postist mööda. Pedmanson. See enda juures Bascheri suunas tuleb, suudab Bascher palli säilitada ka, tuleb rikošetiga pealelöök ja natukene lendab see värava raamidest mööda. Reiest kinni, aga Nõmmekate rünnak läheb samal ajal edasi. Kilerme pall ettepoole. Shabir suudab selle ennetada Tammeka kaitseliini ja Kaaris kaalib selle puhul samuti Kalju mängijad ees. Ja vilistab peakohtunik Pukk. Tundub, et selle kohtumise lõppenuks. Nõnda ongi, nüüd annab ka täiendavad viled ning Nõmme Kalju 1, Tartu Tammeka 0 on skoor, millega selle Mihkel Sepp korraliku võitluse, väga hea vastupanu täna Kalju vastu, aga lõpuks ikkagi 0-1 kaotus. Räägi, millised on sinu esimesed mõtted peale kohtumist? Kuidas? Lõppu ei kuulnud. Millised on sinu esimesed mõtted peale sellist kohtumist? Ei no, loll värav. Ja kahju. On kahju lihtsalt. Ei olnud võrdne mäng, võrdne võrdsega. Aga lihtsalt loll eksimus ja kaotasime täna punkti. No rünnakul samuti üritasite seal mitu korda, aga kokkuvõttes ikkagi Maksim Pavlovit reaalselt proovile ei pannud, et mis võib selle põhjuseks olla, et seal teravusest ikkagi kokkuvõttes puudu jäi? No võib-olla noored poisid on, et ei ole palju Premis mänginud, et ründas ka, et kuna ründas on palju vigastusi, et siis ongi raske loota neid kohe, et võtavad siin ja teevad 5 vennal ära ja löövad kohe. No avapoole lõpus lasite selle ainsa värava lüüa, kuigi tegelikult olite suutnud kenasti tagaliinis püsida Kalju kõigi nende rünnakute vastu, et milline see vahejutt teiseks poolajaks oli? Et kõik on hästi, et siin peab nüüd südant näitama, et lööme vastu küll. Aga jäi natukene puudu ikka lõpust. Sinust endast ka, Tammekal on siin olnud koosseisuga probleeme ja seeläbi oled viimastes mängudes saanud järjest põhikoosseisus võimalusi, teinud täismäng. Tundub, et järjest paremini ikka vanemine Premiga tuleb välja. Jah, nõus, et eelmine aasta sain samamoodi vigastuse pealt, keegi teine sai ja sain kohe mängu. Loodame, et see aasta jään ka. Kaua ei aega nukrutseda, järgmise vooru kohtumine Vaprusega peale tulemas on. Punkte on Tammekal vaja, et sealt tabeli põhjast välja saada ja usutavasti on ka eesmärgid tolleks matšiks kõigil selged. Jah, nõus, sealt on vaja nüüd punkte võtta, et ei taha seal põhjas olla kaua. Arusaadav. Mihkel, suur aitäh ja soovin palju edu. No tervitus, Maksim. Sinu puhul saan palju õnne soovida, 1-0 võit ja räägi, millised on sinu esimesed mõtted peale matši? No mis mõtted? Mäng on võidetud 1-0, kõige paremad mõtted praegu. Ma arvan, et me tegime hea mängu ja kui vaadata nagu väljak oli mitte nii hea, kui oleks, aga jah, siukese mänguga nagu aitab võimsus ja nagu kompaktsus tagant ja rahulikult mängimine ongi kõik.
no Kalju üritas väga aktiivselt seda teist väravat otsida, avaväravaga läks ka mingil määral kauem, kui võib-olla te ise oleks eeldanud, ja juba mainis seda platsi olukorda ka, et kas see oli peamine põhjus, miks teil täna rünnak nürim oli või oli seal veel mingeid põhjuseid? Ei, nagu mina juba ütlesin, jah, siukesse väljuga on nagu natukene raske mängida ja muidugi me üritame kogu aeg nagu kiired väravad lüüa, aga kui läks, värav ei ole nii kiire, aga tuli ja selleks pistab, ma arvan, 1-0, ongi. No suures pildis Kaljul ikkagi asjad väga hästi, eelmise vooru võit Levadia vastu, järjest triumfid, mitmetes kohtumistes suudate värava puhtana hoida, tundub, et kõik meeskonna sees on väga hea. Ja ikka, see on väga hea result meie jaoks, et tagant on 0 ees, me oleme väravad, siis jätkame niimoodi. Ja teie ees on ootamast tihe nädal, karikamäng Kaleviga, seejärel Premium-liigas ka nädalavahetusel vaja platsile astuda, aga usutavasti on meeskonnas samuti endiselt kõik hea ja tuleb need mängud järgmine nädal ära teha. Ja ikka, ma arvan, et me praegu heas vormis 7 nüüd võitu järjest, ma arvan, me jätkame niimoodi ka. Hea kuulda, Maksim, ma tänan ja soovin palju edu. Aitäh.